Tere tulemast kõigile Simplebooksi ja Envoice'i ühisele webinarile. Ja täna siis on mul siin kaasjuhiks Rivo Jõepere Envoice'ist. Ja ma esimese hooga annakski talle natuke sõna, et siis räägib meile, kuidas siis, mis see Envoice siis täpsemalt on. Nii et palun, Rivo. Tere. Tere. Aitäh, Silva. Ja ma ütlen kohe, et me just enne siin eetriväliselt Silvaga rääkisime, et kas on hea või halb, kui on vähe Envoice'ist kuulnud inimesed, et mina ütlesin, et see on väga hea, kui on vähe kuulnud, siis see annab nagu motivatsiooni meil nagu siin rohkem pingutada, et minul rääkida, et mis see Envoice on ja mida ta ei ole. Et tere tulemast minu poolt ka. Ja ma nüüd proovin õige nuppu üles leida, et jagada oma ekraani ja siis näitan ka teile, et mis see Envoice võiks olla. Et ma näitan paari slaidi ja siis lähme juba otse ja näitame päris Envoice'i ja kuidas asjad seal liiguvad. Aga kui üldse Envoice'ist rääkida, siis Envoice tähendab seda, et see on nagu mõeldud ikkagi raamatupidajate elu lihtsustamiseks. Et elu on nagu edasi läinud, paberid on ajalõkkule jäänud, kirju me enam üksteisele paberi peale ei saada, kõike teeme kas arvutis või nutitelefonis. Ehk et oleks nagu ka tagumine aeg oma raamatupidamine siis maksimaalselt ära elektrooniliseks teha ja ka maksimaalselt võimalikult automatiseerida. Et selleks siis Envoice ongi mõeldud, selleks Envoice ongi tehtud. Ja kui nüüd Simplebooksiga koostööst rääkida, siis Simplebooksiga Envoice või täpselt Simplebooksi kasutajad saavad Envoice'is siis oma ostuarveid digiteerida. Ükskõik, kas nad on siis PDF-arved või nad on kviitungid või tšekid, mis on pildistatud. Kõike saab digiteerida ja muuta elektroonseks, nii et ei pea nagu esitsi midagi sisestama. Siis saab e-arveid loomulikult vastu võtta, e-arved on selline kuum sõna alati. Envoice'is saab ka teha kulu- ja lähetusaruandeid, aga täna nendest me pikemalt ei räägi väga. Siis saab ka e-arveid müügiarvetena välja saata. Kui teilt ostja nõuab e-arvet või tahab e-arvet, et ise väga seda armastate, siis saab neid e-arvetena saata. Ja siis on Envoice'is ka selline põhiline või üks teine suur teema on siis kogu oma tööprotsessi lihtsustamine ja automatiseerimine. Sinna hulka käib ka siis selline firmasisene suhtlus ostuarvete teemal või võib nimetada kinnitusringiks, et ei pea siis kuskil e-maili teel rääkima oma töötajatega arvetest ja vahetama e-maile, vaid kogu suhtlust saab siis pidada nagu Envoice'i keskkonna sees. Ja veel Envoice'ist siis räägin nii palju, et Envoice'is on 2 sorti digiteerimist. Et on selline digiteerimine, mis on see uuema põlvkonna digiteerimine, esimene, mis on 1 minuti digiteerimine, ehk siis robot ja meie enda välja arendatud tehisintellektil põhineb lahendus, otsib arvelt andmeid. See tähendab seda, et umbes 80% dokumentidest on kõik andmed üles leitud, aga tähendab seda, et ennem kui mingisugused järgmised tegevused arvel toimuma saavad hakata, siis peab kasutaja need Envoice'is üle vaatama ja kinnitama, et kas need arved on õiged. Siis lähevad igast automaatikad ja kinnitusringid saavad peale minna. Ja teine on siis lisateenus Exact Extract, mis tähendab seda, et meie Envoice'i operaator siis vaatab teie eest need dokumendid üle, vaatab üle, kas need roboti poolt leitud andmed on samad, mis seal paberil tegelikult olid või seal PDF-il või kviitungil ja täpsus on siis juba praktiliselt 100%. Ja see võtab aega selline 2-3 tundi, kui me jõuame nüüd üle vaadatud. Aga hea on see, et nagu peale seda, kui see on üle vaadatud, siis saab igasugune automaatika juba automaatselt pihta hakata, nii et sisuliselt te võite näha esimest korda oma ostuarvet juba siis Simplebooksis. Ja veel, kuna meil Envoice'i
tundjaid oli siin üritusel vähe, siis näitan veel ühe slaidi Envoice'i kohta. Et Envoice on siis, Envoice'is on 2 paketti erinevat, ainult ja lihtne valida. Üks on Essential ja teine on Business. Ja vahe on neil ainult siis selles, et Business paketis on siis juures ka see nii-öelda see kinnitusring või omavaheline firmasisene arvete suhtlus, asja ajamine nii-öelda. Ja Envoice'i, nagu te näete, siis kuutasud on võimalikult väiksed. Mõte on siis selles, et me võtame, meie teenustasu on siis nagu dokumendi põhiselt. Et kui on vähe dokumenti, siis on väiksemad teenustasud ja kui on rohkem, siis on neid rohkem. Aga mõlemad paketid sisaldavad siis juba kuutasu sees 30 tasuta dokumenti. Mõlemas paketis on kõik funktsionaalsused peale siis, ainult erinevus oli siis kinnitusring. Mõlemas saab mobiilirakendust kasutada ja kasutajaid on ka siis piiramatu arv, aga ja lisaks siis ei lisandu mingisuguseid muid lisatasusid, mingid arhiveerimise või käivitamise või liitestamise või lepingutasusid. See ongi kogu tasud. Ja veel tasudest rääkides, siis kui on valitud see lisateenus Exact Extract, ehk et Envoice'i operaator vaatab üle dokumendid, siis lisab lihtsalt igale dokumendi hinnale 20 senti. Ja kõik hinnad on ilma käibemaksuta, on ka oluline öelda. Ja kui on veel ettevõtted, kellel on vaja arveridasid digiteerida, mitte nagu arve kogusummat, siis seda saab ka Envoice'is teha. Seda saab Envoice'is sisse lülitada nii-öelda ettevõtte või siis tarnija põhiselt. Et mõne tarnija arvetelt tahate neid, kellega tarnija arved on vaja näiteks lattu või võtta. Ja kellel ei taha, siis sellele sisse ei lülita ja siis rakendub siis ainult teatud tarnijatele see ridade põhine digiteerimine. Ma nüüd küsin siit korraks kohe vahele, et võetakse e-arvena, siis ju eraldi mingit tasu selle eest ei ole, eks ole, et ta tuleb ju nagunii ridade põhiselt, ei ole vaja enam kuskilt välja lugeda, eks ju? Ja, see on tõsi, et on hea, et sa ütlesid, et e-arve puhul siis rakendub ainult dokumendi tasu 15 senti ja ridasid ei ole sealt vaja eraldi välja lugeda, sest need on seal juba olemas. Ja samamoodi isegi, kui on ettevõttel peal see meie digimine, see Exact Extract lisateenus, siis see ka e-arvel ei rakendu, ka seal ei ole midagi meie operaatoritel enam digida. Aga ma nüüd rohkem tegelikult praegu ei näitagi neid slaide, et mul üks slaid jääb küll lõpuks varuks üllatuseks, aga seda ma ei näita ja kui sul nüüd Silva midagi selle vastu ei ole, siis ma näitaks Envoice'i keskkonda juba või? Jah, muidugi. Et lähme siis juba rohkem tegudele. Ja. Nii. Aga nii, kes veel ennem näinud ei ole, siis tere tulemast. See on Envoice. Selline ta välja näeb. Me oleme täna ostuarvete töölaual. Aga tegelikult veel isegi enne, kui me siia Envoice'i lähme. Ma pean enne, kui me hakkame seda seadistama või liidestama Simplebooksiga, siis tegelikult ma isegi näitan teile korraks, kuidas Envoice üldse saab endale, et see on ka oluline. Selleks on mul tehtud küll eraldi pildid, sest et siin keeruline on sisse logida, kui ma olen ühe kontoga sisse logid, siis on teist kontot keeruline teha. Envoice tunneb ära, et ma olen juba olemas. Ühesõnaga, Envoice'i konto loomiseks tuleb minna lihtsalt Envoice'i kodulehele envoice.eu ja kogu lugu. Seal on üleval paremal nurgas on nupp liitu. Sellele tuleb vajutada ja Envoice'i konto saab ise ära teha, et selleks ei ole vaja meile helistada või midagi kirjutada. Nii, nagu Simplebooksigi. Nii kui on liitu nuppu vajutatud, tuleb lihtsalt anda oma emaili aadress. Et kui see on sisestatud ja vajutatud registreeri, siis me saadame kirja korraks, et kontrollime, kas selline e-posti aadress üldse olemas on. Ja jõuabki email, mille peale tuleb kinnitada, vajutada nuppu, et jah, ma kinnitan, et mul on selline emaili aadress ja et ei küll Envoice'i konto teha mulle. Jah, et ei pannud naabrimehe meili aadressi sinna.
no just, et siis ei saa kinnitada, et naabrimehe eest ei saa teha, tuleb ise endale teha. Nii, siis on järgmine aken, kus tuleb lihtsalt öelda oma email või tähendab oma eesnimi ja perenimi tuleb panna. Siis tuleb valida ise endale parool ja kinnitada sellise linnukesega, et jah, et ma olen nõus kõigi tingimustega. Et Envoice'is on hiljem võimalik ka lisada sisse logimine mobiil-ID või ID-kaardiga, aga kõigepealt tuleb ikkagi konto luua endale eesnime ja perenime ja emaili aadressiga ja paroolidega. Kui midagi meelest ära läheb, siis saab neid alati meelde tuletada. Ja pärast siis saab siduda selle konto ID-kaardiga või isikukoodiga. Ma näen, et siin oli ka keelevalik. Ja, mina olen siin jätnud selle tegemata, et minul on veebilehitse järgi vaadanud, et tahtnud mulle inglise keeles selle ekraanile, aga saab ka eesti keeles kõiki neid asju täita. Ja siin sama teema, et ma olen siin ingliskeelse aknaga, aga tegelikult on täitsa eestikeelne kasutaja liides olemas. Ja kui see omale on nimi ja parool valitud, siis tuleb valida ainult see esimene kord tuleb vajutada firma nimi, otsida ja otsida sealt aknast ja juba süsteem pakubki välja, et mis need Eestis registreeritud firmad võiksid olla. Ja kui sealt mõni on valitud, siis tegelikult ülejäänud väljad juba täidetakse automaatselt vastavalt äriregistri andmetele. Ja jäägi muud üle, kui vajutada all nuppu loo uus konto, rohelist suurt nuppu ja konto ongi loodud. Midagi keerulisemat ei olegi. Nii, ja nüüd lähme, ma jagan uuesti oma ekraani, teist ekraani, näitan nüüd siis päris Envoice'i ka. Jah, näita jah, et mis kohast me nüüd need veel ühed vajalikud jubinad kätte saame, vajaliku info kätte saame, et me saaks SimpleBooksiga kokku panna asja. Just, sa nüüd vihjasid, et ühesõnaga jah, et üldse seda raamatupidamist saaks kuidagi elust lihtsamaks teha, siis nagu Envoice ei toimi nagu iseseisvalt, et Envoice'ile on alati vaja sellist partnerit raamatupidamist tarkvara, et ei ole mingit mõtet digitaliseerida neid ostuarveid või võtta vastu e-arveid, kui neid ei saa nagu ära kasutada. Ehk siis mõte ongi see, et me peame suutma ka need ostuarved saata siis SimpleBooksi. Ja selleks on vaja siis teha mõned sammud ja seda saab täpselt samamoodi jälle kasutaja ise teha, et ei pea kellelegi helistama või tellima IT-tehnikut endale, et maailm peab lihtsamaks minema ja seda saab ise teha. Aga näitame siis ära, et kõigepealt mina näitan enda poolt ja siis Silva näitab kohe, mis siis Simple'ist tuleb teha. Envoice'ist tuleb minna menüüsse seadistused. Siis järgmisena tuleb valida liidestused. Ja nüüd nimekirjast siis leida siis tarkvara SimpleBooks. Selle klikkida. Ja siin on siis näha sellised imelikud asjad nagu API-võtmed või API-andmed. Ja nüüd tuleb, ja siin ma igaks juhuks räägin ära, et tegelikult on siin veel paar seadistust, mis siin tekib. On võimalik vajutada sisse, lülitada automaatne edastamine. Täna on see meil välja lülitatud, et me saaks näidata teile paremini asju. Kui automaatne edastamine on sisse lülitatud, siis liiguvad juba sellised menetletud dokumendid täiesti automaatselt SimpleBooksi, ilma et peaks ka kuskil eraldi kasutama vajutama nuppu edasta. Alguses võib see olla väljas lihtsalt tarvitamise pärast ja hiljem siis võib seda juba automaatseks teha. Ja saab ka siis panna, kui on tahtmine Envoice'is ostuarved lõplikult ära konteerida, siis saab ka selle kohustuslikuks teha, et ennem ei liigu dokumendid SimpleBooksi, kui kõik vajalikud andmed on peal. Aga samas, kui seda peale pole pandud, siis saab rahulikult ka SimpleBooksis teha selle konteerimise poole alati. Ei ole oluline siin ära teha. Täpselt nii, et Envoice'ist liikunud dokument on täpselt samasugune dokument nagu SimpleBooksis loodud, et kõike saab seal endiselt SimpleBooksis teha. Või isegi kui Envoice'is mingi info on sinna peale läinud, siis ta saab muuta ju SimpleBooksis. Just nimelt. Aga ma ei tea, äkki võtad nüüd korraks sõna endale ja näitad, kuhu me need numbrid ja need asjad kopeerime siit Envoice'ist.
Just, et need API URL ja API võti olid meil need märksõnad ja ma kohe võtan nüüd ekraani jälle endale. Nii. Ja login nüüd omalt poolt nagu Simplebooksi sisse. Ja siin siis on selline koht nagu seaded ja liidestused. Et tegelikult oli meil juba Rivoga siin väike eeltöö ära tehtud ja tegelikult ära seadistatud see Envoice. Aga siin ühesõnaga liidestuste all on ta siin vasakus veerus, ülevalt 3. Meil ta siin näitab juba staatust, et on aktiivne, aga sellegi poolest ma saan siin nüüd klikata seadete peale. Ühesõnaga, kui ma hakkan seda aktiveerima, siis on sellised nupuke, et aktiveeri ja on siin need kohad nüüd tühjad. Aga hetkel ma olen juba need ära täitnud. Ehk ühesõnaga API URL, kui te vaatate sealt Envoice'i poole pealt, siis see API URL tuleb kopeerida siia ja API võti siia. Nii et igaüks oma õiges kohas. Samas järjestuses on nad minu mäluärgi ka seal Envoice'i keskkonnas, nii et ei ole vaja karta, et nagu sassi läheb. Siin müügiarvete saatmise meetod ka vaikimisi on paika pandud, et saada arve otse kliendile valitud kanalisse. See siis tähendab seda, et kui te saadate kliendile välja e-arve, siis see ei lähe mitte üksi Envoice'i keskkonda, teie enda Envoice'i keskkonda, vaid see läheb otse kliendi portaali. Et ükskõik kes siis, mis nii-öelda e-arve portaal nii-öelda vastuvõtjal on, et see ei ole nagu oluline, vaid see läheb lihtsalt siis otse nagu edasi õigesse kohta. Nüüd, kui te soovite kasutada konteerimist ka Envoice'is, et siis tuleks ka kontoplaan saata sinna. Ja nüüd ei ole vahet, kas vajutada, et asenda Envoice'i finantskonto Simplebooks kontodega või lisada, et ükskõik, näiteks paneme siin selle asenda ja siis saadetakse salvestamisel nüüd see kontoplaan ka Envoice'i. Nii, ma nüüd salvestan selle siit ära. Nii, ja mul on siin näha liidestuse seadud edukalt salvestatud. Selles mõttes ongi kõik, ongi valmis juba. Ja nüüd me saaksime hakata kasutama sujuvalt. Aga ma ühte asja näitan veel ära. Siit partnerid ja kliendid ja tarnijad. Kui te nüüd tahate hakata saatma e-arveid välja, siis tuleb siin kliendi kaardi peal. Ma võtan selle sama, et ma olen siin ühe kliendi omale teinud. Võtan siit toimingut muuda klienti tarnijat. Enne liidestuse aktiveerimist teil sellist valikut siin ei olnud, et nüüd lisandus natukene infot juurde. Saate valida, kuhu see läheb. Et nüüd, kui te tahate saata e-arve, siis valige siin kindlasti portaal ja salvestage ära. Simplebooksi süsteem ei saa nüüd, kui on liidestus aktiveeritud, ei saa ise enam kontrollida, kas kliendile saata e-arve või mitte. Et nüüd te peate selle ise nagu loa andma. Ja kui olete siin portaal ära märkinud, siis vajutate salvesta klient tarnija. Nii. Kas sa, Rivo, näitad nüüd äkki, mis meil seal juhtuma hakkab, kui ostuarvetega hakkame tegelema? Aitäh, aga asjaliku hea sellise selgituse eest. Nii, et jah, nüüd on meil liidestus nii-öelda püsti või ehk loodud, et tegelikult juba andmed saavad kahe süsteemi vahel liituda või liikuda. Et ma võtan nüüd selle ekraani endale ja jätkan Envoice'i poole pealt. Lähen välja seadistuste menüüst ja jõuangi siis siia ostuarvete menüüsse. Aga nagu ikka, et tehniliselt saavad juba dokumendid liikuda, aga ikkagi oleks mõistlik võib-olla vaadata üle mõned seadistused. Ja selleks läheme uuesti jälle nupule seadistused ja siis juba menüüsse raamatupidamine. Kui ma nüüd valin siin kontod, siis on siin näha kogu see kontoplaan, mis on Simplebooksist siia Envoice'i saadetud.
Kõik need täpselt samad need kontod, numbrid ja nimed on ka nüüd Envoice'ist näha. Samamoodi on tegelikult võimalik Envoice'is valida näiteks juba arvetele, meie nimetame neid dimensioonideks, SimpleBoxis on projektid ja see on näiteks kasutatakse sageli siis, kui ettevõttes on kinnitusring ja raamatupidaja lihtsalt ei tea, mis projektiga tegemist on või kuhu see kulu või tulu läheb. Et siis antakse siis töötajatele võimalus see valida, et töötajad saavad ise valida, et oli see Pärnu, Tartu, Narva projekt või oli see mingisugune muu, mis iganes projektid teil on, et need on võimalik siia Envoice'i luua ja need samad projektid, mis siis on teil ka SimpleBoxil tehtud, siis sama info liigub ka samamoodi ostuarvega edasi sinna SimpleBoxi, et need on ka arvel näha siis, et mis projektiga tegemist oli. Ja mis on veel vaja teha on siis, kuna Envoice'is tuleb valida ostuarvetele käibemaksu määrad, siis on vaja käsitsi luua ka Envoice'i need käibemaksu määrad ja käibemaksu koodid. Et õnneks need liiga palju ei ole, et need saab ka käsitsi tehtud. Näitan ühe korra ette, et kui võtlas nuppu lisa uus, tuleb valida käibemaksu määr, mingisugune valida talle käibemaksu kood. Kuna see kood nüüd otseselt SimpleBoxi edasi ei liigu, siis võib see olla ükskõik milline kood, lihtsalt nad ei tohi korduda siin erinevate käibemaksude vahel. Ja siis tuleb valida ka käibemaksule siis nagu nimi, et millega te siis ise näete seda. Aga ma siin nüüd lisan juurde selle, et nagu te ka näete praegu nimekirjas on küll autokulude käibemaks siin. SimpleBoxi hetkel kahjuks ei tule see asi ikkagi niimoodi üle, et autokulude puhul peate ikkagi vaatama juba SimpleBoxi programmis, et õige käibemaksu liik saaks valitud seal. Et selles mõttes seda te peate üle vaatama ikkagi. Sest kuna seal on vaja siis nii-öelda õige sisendkäibemaksu konto saada. Seda praegu. See meil praegu ei toimi veel väga hästi. Et eks me jõuame sinna ka, aga täna on vaja lihtsalt teha kõik nendega igale käibemaksu määrale on vaja üks kood tekitada 20%, 0% ja siis kes kellel ka 9 arveid, siis tuleb ka see siia teha ja ongi kogu lugu, et mõni minut seadistamist ja tehtud, et rohkem polegi vaja midagi teha. Ja aga siis võib juba edasi minnagi ostuarvetesse, et see on nüüd see koht. Nüüd on meil liidestust tehtud, nüüd on meil kontoplaan Envoice'is olemas, käibemaksumäärad ka loodud, et saab saata ka vajadusel konteeritud ostuarveid otse SimpleBoxi. Ja miks on siis mõttekas mõnikord või miks võib proovida konteeritud kujul need saata on see, et Envoice'is on ise õppiv konteerimisabiline, mis lihtsalt siis aitab seda tööd jälle lihtsustada. Nii. Ostuarvete töölaud on siis see koht, kus on nii-öelda raamatupidajale kõik asjad, mis on nagu pooleli või mis on, kui see plats on puhas, siis on nagu töölaud oleks puhas ja midagi tegema ei pea ja võib koju minna. Kui siin midagi on, siis tähendab seda, et need asjad ei ole veel SimpleBoxi edasi läinud, nendega peab midagi tegema. Et kas nad on siin pooleli, nad on alles mustandites, nad on kinnitamisel, aga nendel peab silma peal hoidma. Rääkisin ka alguses sellest, et meil on Envoice'is on 2 digiteerimispaketti. Üks oli siis see robot digimine ja teine oli siis meie operaatori poolt ülevaadatud digimine. Praegu on meil siin robot digimine sellel kontol, et oleks nagu lihtsam asju arvutada. See tähendab seda, et ostuarved saabuvad kõigepealt mustanditesse ja need tuleb siit nagu üle vaadata. Kui nad on üle vaadatud, siis nad muutuvad saabunud ostuarveks. Niisamuti on kohe nii-öelda saabunud ostuarvena siin töölaual ka arved, mis saabusid näiteks e-arvena. Siin üks arve on mul lisatud e-arvena, see satub kohe siia saabunud ostuarvetesse. Aga ma nüüd näitan korraks ära, et kuidas siis Envoice üldse on võimalik, kuidas dokumendid siia jõuavad. Mainisin ära e-arve
Mainin ära, et ta võib ka e-mailiga saata. E-maili aadressi, kuhu saab saata, iga ettevõte saab omale oma e-maili aadressi. Selle leiab siis samalt kas või töölaualt nupu alt lisaarve ja valides siis e-kiri on näha siis üks e-maili aadress, unikaalne e-maili aadress igal ettevõttel. Kui siia siis dokumente saata, siis jõuavad nad Envoice'i töölauale ja Envoice'i hakkab kohe nüüd digiteerima. See e-mailis võib olla siis üks arve, nagu tavaliselt ongi üks arve e-maili kohta, aga siis samas e-mailis võib olla siis ka väga palju muid dokumente lisaks, mis selle arvega kaasas käivad, saatelehed või lepingud või aktid mingisugused. Need võivad ka samas e-mailis sees olla ja need lisatakse siis siia arve juurde ja nad on kogu aeg alati arves kättesaadavad. Siis on Envoice'is on ka mobiilirakendus, mobiiliäpp, millega saab oma kviitungit pildistada, kuluarvundeid teha ja igaks saab siis mobiiliäppi alla laadida ja samamoodi arve võib jõuda siis siia samasse töölauale, kui on nii seadistatud. Aga lihtsus huvides laen hoopis mina siit arvutist arved üles, et näidata, kuidas need arved siia jõuavad. Ma siin vahepeal kiidan, et ma olen tegelikult proovinud seda mobiiliäppi, nii et toimib päris lihtsasti, et võib julgelt kasutada. Võib kasutada jah, et ei ole mõtet enam kviitungeid alles hoida või pigem mitte karta, et nad ära kaovad, siis on lihtsam neist kohe pilt teha ja kohe teele panna raamatupidamisse. Just, sest mobiiltelefon on ju igal ühel ikkagi enamasti haardeulatuses olemas tänasel päeval. Just. Nii, panin mõned arved. Ja laen need Envoice'i ülesse. Esialgu on nad siin kujul töötlemisel, aga kui see minut või paar läbi saab, siis on nad juba siin nagu nii-öelda Envoice digiteerinud ära. Aga ma võtan siit mõne olemasoleva arve, mis mul siin juba ennem oli ja näitan ära, et kuidas see toimib. Et nüüd on siis see koht, kus ma pean üle vaatama Envoice'i poolt digiteeritud dokumendi ja ma saan siis siin seda pilti näiteks zoomida sisse, vaadatakse, number on nüüd sama, 192, mis oli see arvel. Saan vaadata, kas arve number läheb kokku sellega, mis Envoice tuvastas arve numbriks. Kuupäevad, kas on kõik õiged ja kui on kõik okei, siis võetangi lisaarve ja see sama arve nüüd siis lähen tagasi ostuarvetesse. Sama arve muutus siis tegelikult juba nii-öelda saabunud ostuarveks, mis tegelikult võiks juba Simplebooksi edasi minna kohe automaatselt, kui ma tagasi Envoice'is midagi rohkem teha ei taha. Ja vahepeal on siis selle mõnekümne sekundiga on siis Envoice'i robot digiteerinud kõik need ülejäänud arved ära, mis ma just siia üles saatsin. Niisamuti on mul siin üks kviitung tegelikult pildistatud. Ja nüüd on näidata selline ekraan, et kuna meil ei olnud ennem sellist tarnijat nagu Eesti liinirongid, siis Envoice tundis ära, et sellist ei olnud ennem ja küsib, et kas ma võin sellise teha. Loomulikult laseme selle teha, Envoice'i sellise tarnija ja salvestame selle ja nüüd näeme siis, mida ta siis sellelt kviitungilt üles leidis ja mida ta üles ei leidnud. Mina mõnikord sellise veidi laisa inimesena ei vaatan, et numbrid on enam-vähem õiged ja proovin vajutada lisaarve ja siis kui sealt midagi oli puudu, siis tegelikult süsteem ei tahaks seda lisada, vaid ütleks, et oot, et täida need väljad ka veel ära. Nii, aga nii palju siis dokumentide digiteerimisest. Näitan ka ära kiirelt, kuidas Envoice'is saaks ostuarveid konteerida, kui vaja. Võtan siit mõne arve, mis on küll korduva arve, aga nüüd on mul selline huvitav vaade, et Envoice ütleb, et smart record, selline huvitav sõna, on leitud sellele arvele. See tähendab seda, et Envoice süsteem on sellist arvet sellist tarnijalt juba varem näinud
enam-vähem samasuguse summaga ja nii edasi. Ja ütleb, et tema võiks ise proovida seda konteerida. Ma ütlen, et rakenda. Siis ma näen, et ta on valinud küll siia üürikulud ja projekti Narva, aga tähendab seda, et ma olin ise kunagi sellelt tarnijalt tulnud arvet konteerinud üürikuludesse ja projektile Narva. Ja nüüd ma saan öelda alati, et jah, rakenda selliseid asjad automaatselt, et nüüd kui tuleb arve selliselt ettevõttelt, siis kasuta sellist konteerimist ja järgmine kord ma ei peagi enam seda midagi selle konteerimiseks tegema, et kõik on toimunud automaatselt. Aga kui ma nüüd näiteks võtan sealt selle projekti ära ja projekti näiteks tahan võib-olla muuta, on mul mingid teistsugused kulud, et mitte ei ole näiteks üürikulu, vaid on mingid muud kulud, mis võivad olla erinevatel projektidel hoopiski. Et kas ta jätab siis meelde ainult nii-öelda selle kulukonto ja projekti ma saan siis muuta iga kord, kui ma tahan? Jah, näiteks kui kulukonto on iga kord sama, siis ta paneb ta on nii-öelda iseõppiv süsteem, ta paneb selle sama. Aga kui ta näeb, et seda projekti on juba 3 viimasel arvel erinevalt kasutatud, siis ta mõtleb, et ta tõstab käed püsti, et ma küll ei tea, et mis projekti panna. Sa ise oled iga kord valinud, et vali jälle sina ise. Aga kui 3 viimast korda on läinud ikkagi jälle Narva projekt, siis ta hakkab kasutama, pakub jälle seda Narva projekti, kuni ta segadusse ei satu. Et selline iseõppiv lahendus, mis võiks osadel ettevõtetel siis seda lihtsustada, seda teatud tegevusi. Kui nüüd on selline arve, mis iga jumala kord käitub täitsa erinevat moodi, siis muidugi oli seal selline nupp, et ära rakenda automaatselt ja siis tulebki ise iga kord valida käsitsi või siis hoopis harjumusest hoopis Simpleboxis seda teha. Et seal ei ole üldse probleemi. Et see ei ole nagu selline peale sunnitud automaatika. Aga nüüd, kui on konteerimine näidatud, tegelikult on üks teine konteerimisabiline veel, mida on põhiliselt kasutatav e-arvetega, kui on näiteks telefoniarve on 10-realine, 10 erinevat numbrit või kütusearve on 20 erinevat kütusekaarti ja tahaks need jagada erinevate osakondade vahel või erinevatele kulukontodele, siis on olemas ka konteerimismallid sellised, et nemad siis otsivad sealt arve pealt. Et kui on kaardinumber selline, siis kasuta sellist kulukontot ja kui on nende arveridadel, kus on kaardinumber teine, kasuta hoopis teistsugust kulukontot või projekti. Ja kui tuleb mingi uus kaart või uus number, siis seda kohta ta muidugi ei oska teha, siis jätab tühjaks ja siis seda saab ise märkida ja ta jätab jälle selle meelde. Nii et erinevaid automatiseerimise ja elu lihtsustamise võimalusi on siin. Aga ma nüüd võib-olla rohkem praegu ostuarvetest ei räägigi, et näitasin selle enam-vähem ära. Et nüüd korraks näitan ka ära, et siin paketis on selline nupp nagu määra kinnitusring. Kui ei ole valitud kinnitusringiga paketti, siis ei ole ka sellist nuppu. Ja kui on ettevõttes tahtmine ostuarvet kinnitada, või kas või töötajatega, nagu ma ütlesin, suhelda sellel teemal, siis ma teen praegu siin ühe lihtsa kinnitusringi. Panen sinna küll tegelikult ainult iseennast lihtsas huvides. Saaksin siia panna ka Silva või kõik teised töötajad, kes mul on lisatud ettevõttesse. Saan neile lisada siia kommentaare, et kuule Rivo, et mis arve see on, või miks see nii suur on. Praegu ei tee seda ja võtan ka Silvaselt nimekirjast uuesti ära. Aga mida ma saan? Tahad kinnitada? Ei taha. Aga mida ma saan veel teha on see, et kui mul tuleb alati sealt sellisest firmast arve, siis ma saan teha ka tegelikult salvestada selle mallina. Et Rivo ja Silva alati kinnitavad arved, mis saabuvad Estfisk OÜ-st. Ja märkida siia automaatne rakendamine, siis alati see arve saabub Estfisk OÜ-st, siis ta läheb juba sellele kinnitusringile, mis ma siin lõin, läheb kohe inimestele, et ei pea jälle ühtegi näpuliigutust lisaks tegema selleks. Praegu jälle lihtsas huvides ma seda ei tee, aga saadan lihtsalt ise endale kinnitamiseks. Võtan siit nüüd kinnitamisel olevatest arvetest mõne arvet näidata, kuidas see käib.
Nüüd on, ütlen siia vahele ära ka, et jutt segasem oleks, et kui tänapäeval on kõigil taskus suure ekraaniga nutitelefonid, siis kõigile saabub see e-mail, et näed, et kallis Silva või kallis Rivo, et sul on arve kinnitamiseks. Et nutitelefonist me kõiki neid e-maile tihti loeme ja vaatame, ja kui seal nüüd klikkida selle nupul, et jah, lähen kinnitama või ava see arve, siis tegelikult see samasugune vaade suhteliselt avaneb ka isegi nutitelefonis. Küll need pildid on siin natuke üksteise all, et see arvepilt on allpool, aga ühesõnaga kõik see informatsioon, need nupud ja see arvepilt on ka isegi mobiiltelefonis nähtavad, et ka seal saab vajutada selle kinnita ära kiiresti ja ei olegi midagi keerulist. Aga kui ma siin juba arvutis olen, siis ma näitan, et rääkisin sellest suhtlemisteemast, et siis saab siin näiteks lisada arvele veel mõne teise töötaja enda ette või enda järele, kes vajab kinnitamist, lisada neile kommentaare ja siis saata, ehk et ei pea neid suhtlust viima jälle e-maili tagasi, vaid saab kõik siin ühes keskkonnas ära teha ja kõik see kogu see uus informatsioon jääb näha siis siia arve juurde. Et ei olegi vaja kuskilt jälle otsida, et alati on kättesaadav siin. Ma lihtsalt praegu vajutan selle kinnita ära. Saame edasi selle arvega minna. Ja paljudel seda ei ole üldse võib-olla vajagi seda kinnitamist. Aga hea teada, et see võimalus on olemas. Jah. Lisaks siis näitan veel ühe tööriista ära. Tegelikult need tööriista on siin päris palju Envoice'is, aga ühe olulise, mida ikka vaja läheb, on nupp nimega arhiiv. Kui enne me rääksin töölauast, kus on sellised aktiivsed dokumendid, mis vajavad midagi tegemist või näpu liigutamist või nupuvajutamist või ülevaatamist, siis on teine tööriist nimega arhiiv, kus on absoluutselt kõik ettevõtte ostuarved. Ja siis siia siis muidugi pääsevad ligi siis küll need inimesed, kellel need õigused on antud, aga siis näiteks firma juht saab siin otsida kas või 3 aasta tagust arvet, millele on kinnitanud Silva ja millele on kulukonto määratud selline, et ühesõnaga igasuguste filtrite järgi on võimalik siis iga kell see arve üles leida. Et hankija järgi ja nii edasi ja projekti järgi. Ja siit on ka hästi näha, et mis staatuses mingid arved on, et siin on näha ka need asjad, mis on töölaual ja mis on poolikud, nemad on mustandi staatuses, mis on alles saabunud, mis on juba kinnitatud, aga siin on kõik siuke huvitav pilveke. Ja siit on näha, et kas see arve on juba Simplebooksi läinud või ei ole. Kui see pilveke on hall, see tähendab seda, et ta on valmis Simplebooksi minema, aga ei ole veel läinud. Kui see on juba roheliseks näha ja hiirde peale panna, siis on näha, et millal siis Simplebooks selle arve siit ära võttis. See peab nüüd seal olemas olema. Et siit on võimalik ka kõike väga hästi üles leida ja nii edasi ja nii edasi. Aga lähen edasi asjaga ja avastan, et mul on siin tekkinud üks ostuarve sinna töölauale, see tähendab, et ma pean midagi tegema, nupuga edasta. No meil oli automaatne edastamine oli sellel kontol välja lülitatud, siis ongi see arve, mida ma ise kinnitasin, on siis nupuga edastase tekkinud ja praegu ma ütlen nupu edasta ja varsti on ta siis nii-öelda kohe on ta Simplebooksi jaoks kätte saadav. Ja ma tahaks sõna Silvale edasi anda, sest et ta nüüd näeks, kuidas need arved sinna jõuavad. Või tahadki üldse Silva, et ma veel midagi räägiksin või ma olen piisavalt seda rääkinud? No lähen vahepeal Simplebooksi ka kolama ja siis eks me saame jälle tagasi tulla. Et ma nüüd võtan jälle ekraani vahepeal endale. Nii, kontrollin, et ma õige koha võtan. Niimoodi, minul on praegu siis ettevõtte ülevaateleht siin lahti, et kes veel ei ole veel sõbraks saanud ettevõtte ülevaatelehega, et programmi sisse logides on see tavaliselt ees, et mina olen seda juba siin nii-öelda tuuninud enda tahtmist mööda teistsuguseks, et muidu siin oli see hammasrattakä, eks ole. Nii, aga hetkel lähme siia tehingud ja ostuarved alla siis. Ja need arved ei tule automaatselt päris sisse. Meil tuleb siin teha väike nupule vajutus, et siin on see keskmine pilveke, et ostuarvete import ja impordi Envoice'i kaudu. Nii, ta pakub mulle kuupäeva, et mis kuupäevast alates ma neid importida tahan.
ehk siis seda, et millal ma viimati selle impordi tegin. Et jah, see on tegelikult Rivo siin südaöisel ajal toimetas vahepeal, sellepärast on meil tänane värske kuupäev. Nii, ja nüüd on meil see e-arvete impordi eelvaade siin ees. Et siin on meil nüüd näha, et on meil üks arve on siit sisse tulemas, see arvutitark ja staatus on korras. Et kui nüüd oleks mingi viga, näiteks me korraks katkestan ära, ma vaatan, kas kui ma võtan siit nüüd pikema perioodi, tegelikult ta peaks näitama meile natuke rohkem on meil, näete, nii. Ehk siis kui ma üritan ka korduvalt mingeid arveid importida, siis ma saan kohe sellest teada, et ma ei saa neid uuesti sisse tõmmata, seepärast, et näete, nad on juba olemas. Ja korras staatusega on mul siis ainult see üks, mis on hetkel veel importimata. Ja nüüd vajutan impordi e-arvet manustega. Nii, ja lähen tagasi nimekirja. No näete, nüüd on ta mul siin olemas ilusti. Ja kui ma ta siit lahti klikin, üks asi, ma näen siit arvekoopiat, kui ma tahan, saan järgi vaadata. Ma siia peale klikin, siis näete, täpselt see sama on siin olemas, mis enne oli ka Invoice'is näha. Et kõik ilusti liigub kaasa, midagi ei lähe kuskile kaduma. Ja ma võin nüüd kontrollida, et mis mul see kulukonto siin on. Et kuna see sai konteeritud seal üürikulude kontole, siis niimoodi ta ka sisse tuli. Aga juhul, kui ma nüüd vaatan, et tegelikult see läks nüüd valesti, see ei pidanud sellele kontole minema, siis ma võtan siit toimingud menüüst muuda ostuarvet ja ma saan lihtsalt ära vahetada. Et nüüd üürikulude asemele ma näiteks valin, arvutitark, sealt tulevad tihti mingisugused arvutitega seotud jubinad, eks ole. Võtame arvutite ja võrguhooldus näiteks meilt siit selle kulukonto. Ja tegelikult nüüd salvestan lihtsalt uuesti ära selle ostuarve ja põhimõtteliselt ongi korras. Et kui ma oleksin tahtnud nüüd selle kirjelduse asemele, näiteks selle konto nime või midagi, mis seal arve peal oli, näiteks oli mingi selline asi, mille üle ma tahan pärast teada saada, et see oli see, ilma arvet lahti tegemata, siis ma saan selle kirjelduse üle kirjutada, et sellest ei ole nagu midagi. Ja nagu me siin enne rääkisime, et Invoice'is ilmtingimata ei pea konteerima. Et seda võib teha ka Simplebooksi poole peal ja samas, kui ma lähen nüüd kliendikaardile või tarnijakaardile, ma klikin siit samast kohe otsa, et ma olen siin kohal, võtan muuda klienti tarnijat, siis kui ma määran siin tarnija sätete all kulukonto ära, siis kui ma jätan ka Invoice'ist konteerimata, siis mulle tuleb alati just näiteks see arvutite ja võrguhoolduse konto, kui ma selle ära salvestan. Ehk siis me saame siin rahulikult kulukontoga ära siduda. Et kui teil ongi niimoodi ainult üks rida võib-olla arve peal alati või teil ei ole vaja eraldi ridadel ilmtingimata kõiki asju konteerida, te saate ka Simplebooksis ära määrata kulukonto ja see tuleb automaatselt sisse. Kui on kulukonto määramata, kas siis tarnijakaardi peal või ka Invoice'is jäetud konteerimata, siis võetakse automaatselt kulukonto siit, seaded automaatsed kanded ja ostuarved. Siis pannakse nagu see kulukonto. Ehk selles mõttes ei ole vaja nagu ülemäära muretseda, et mis nüüd juhtus või mis saab, kui ma unustasin näiteks Invoice'is konteerida. Midagi ei saa. Saame lihtsalt kas vajadusel hiljem parandada või siis tarnija kaardi järgi või siis võetakse niimoodi see konto. Aga ma näitan nüüd ka seda, et tegelikult ilmselt kõik teate, kuidas neid arveid juba makstuks märkida, aga kuna ka Invoice'i kaudu võib tulla palju sellised, mis on eraisiku poolt ise oma rahast makstud. Ehk siis seaded, pangakontod ja kassad. Kontrollige, et teil oleks olemas siin selline konto nagu aruandev isik. Ehk siis kui inimene töötaja maksab enda raha eest ära, siis saate selle ostuarve märkida makstuks just selle aruandva isiku kontoga. Nende finantskontoks on meil siin märgitud 26,90 muud viitvõlad.
ja siis ta nii-öelda ei jää teile järjeskontrosse ripakile, aga te näete bilansist ja pearaamatust, et te olete aruandvale isikule võlgu ja millise summa. Et kui teil on mitu erinevat aruandvat isikut ettevõttes, siis te soovi korral võite teha nagu erinevad finantskontod nendele või siis kasutada nii-öelda projekte, et eristada, kellele palju võlgu on. Ma nüüd siin ka jälle annan natuke eelinfot, et meil on ka peatselt Simplebooksi lisandumas kuluaruannete moodul, et siis läheb ka nii-öelda see aruandva isikuga tegutsemine natukene mugavamaks. Ja kui meil see asi korda saab ja valmis saab ja siis me oleme juba ka võib-olla Envoice'iga ta niimoodi korralikult tööle saanud, et siis me teeme, ma usun, uue webinari spetsiaalselt selle teemalisega ka Rivoga koos, et sellest nagu pikemalt rääkida. Et sellepärast ka Rivo praegu kuluaruannetest Envoice'i poole peal väga pikalt ei räägi, et see tuleb meil täiesti eraldi teemana. Loodetavasti lähemate kuude jooksul siin juba olen testinud. No, hea kuulda, aga nii me tõesti kokku leppisime, et siis räägime nendest Envoice'i poole peal ka kuluaruannetest pikemalt, et just. Kinnitan üle enda poolt ka. Suurepärane. Nii, aga põhimõtteliselt ostuarvetega, nagu te nägite, see asi oli nagu lihtne, tulevad ilusti siia sisse ja kui teil on ülekandearvet, siis see oli vist ka siin näha, et tuleb see maksetähtaeg ja kõik sellised asjad ilusti siia peale. Ja siis saate nagu kas siis maksefaili Simplebooksist koostada ja panka saata. Või on näiteks, kui on kaardiga makstud, et siis te näete ju ka, millal see pangast maha läheb, aga samas te siin võite märkida niimoodi, et märgi panka saadetuks, ehk te siis teate, et ta tegelikult on nii-öelda juba nii-öelda raha on ära makstud, aga lihtsalt konto pealt ei ole veel maha läinud. Nii. Rivo, kas me räägime korraks ka müügiarvetest? Ja, ma oleks väga rõõmus, kui sa räägiksid natukene ja alustaksid enda poole pealt. Jah, mina alustan seekord siis enda poole pealt, et siis tehingud ja müügiarved. Mina siin ühe arve olen juba välja saatnud. Ma teen praegu jällegi ühe väikse muudatuse, see, mis ma ennem nagu ütlesin, et nii sealt, et liidestused alt. Ma hetkel tahan saata selle just nimelt ainult Envoice'i keskkonda, mitte kliendile otse, kuna meil hetkel ei ole tegu nii-öelda päris kliendiga. Ja on siin test, et ma panen siia linnukas, et ta saadaks Envoice'i keskkonda. Nii, ja lähen uuesti müügiarvetesse, et see klient on mul tegelikult juba ära märgitud niimoodi, et tal arve läheks kliendile valitud portaali või kliendiportaali. Ja ma hetkel võtan siit lihtsalt nüüd. Ma ise ka ei mäleta, kellele ma olen teinud. Ja tänase kuupäevaga kiiruga kirjutama, siis tekivad kohe need kirjavead ja kõik muu selline. Nii. Tegin nüüd arve ära. Salvestan selle ära. Ja võtan toimingud menüüst saada arve välja. Ja nüüd tuleb mul ette see valik esimesena, et saada e-arvena Envoice'i kaudu. Ja edastuskanal on portaal, saatmise meetod, saada arve Envoice'i keskkonda. Et kuna ma ise praegu olen valinud selle, et kui ta oleks nagu, läheks otse kliendile, siis oleks siin see info ka olemas. Ja lihtsalt klikkan, jah, saada välja. Nii, tegelikult meil peaks selle Envoice'is ka üks arve juba olemas olema. Et äkki nüüd Rivo, sa oled ja näitad, kuidas see seal meil on. Nii, ma varastan sealt ekraani ära. Nüüd olen mina nähtavalt või õigemini minu ekraan. Olin praegu siin ostuarvete arhiivis, aga nüüd on siin üleval on ka nupp nimega müügiarved.
nagu Silva ütles, on siis tegelikult on võimalik siis kahte moodi Simpleboxist arved välja saata. Ehk et kas nad jõuavad siia Envoice'i ja nendega peab siin veel midagi tegema või nad lähevad otse. No meil on siin keeruline otse välja saata, sellepärast et see on kõik on nalja ja mängu ettevõtted. Me ei tahaks seda otse saata ostjale, et selles me saadame nad siia. Aga nüüd on nad siia mõlemad jõudnud, mis Silva on teinud. See, mis ta just praegu tegi, on ka täpselt siia 10.03, see on juba siia Envoice'i jõudnud. Ja seda saab siis siin vaadata, et PDF-i ma praegu väga hästi vist näidata ei saagi, aga just seda mulle share'i välja, aga põhimõtteliselt see PDF peaks nägema täpselt samasugune välja, nagu meil süsteemis koostatakse, see pannakse nagu kaasa. Jah, kinnitan üle, nägin seda ise oma ekraanil, aga no tegelikult äkki ma saan korraks siis, hea küll, usaldage palun meid, et on küll samasugune. Aga ma saan, siin on ka teine nupp nimega vaata, et siis ma saan selle müügiarve siis lahti ikkagi, et ma näen, et kõik see mis on tehtud arve peal, mida siin olemas. Ja ma saan selle siis siit saangi siis nagu välja saata. Selle, et ma võtan nuppu saada. Siis täna on siin see valik on ainult e-post, sellepärast, et me kontrollime, kas ühesõnaga e-arve ei ole veel aktiveeritud sellel teema, nendel kontodel. Et ma saan praegu e-postiga välja saata, aga tegelikult siis saaks ka siit nagu e-arvena välja saata. Ja tegelikult ka see meie nii-öelda saaja klient ei oma e-arve vastuvõtmise võimekust. Just, seda Envoice'is kontrollib, kui enne kui arve välja läheb, ta kontrollib, et kas saab üldse e-arvena seda välja saata. Kui saab, siis saadetakse, kui ei saa, siis läheb ta e-postiga ja kui on see käsitsi saatmine, nagu me siin praegu teeme, siis on siis need kaks nuppu mõlemad nähtavad, et kummaga siis saata. Nii et ka see info liigub siin, et see teine on siis see värskem arve siin. Ja kui see arve nüüd edukalt tegelikult kliendile välja saadetakse, kas siis läks vist see pilveke ka meil seal teist värvi või? Tegelikult ju näeme nimekirjast, saame aru, eks ju. Tegelikult see pilveke siin läheb siis, kui see müügiarve oleks tehtud Envoice'is ja edastatud Simpleboxi. Siis ta läheb roheliseks, et see pilveke siin jääb ikkagi halliks siin. See on teistpidi edastamist siin mõeldud, aga vähemalt on see, et isegi kui näiteks siis raamatupidaja tegi Simpleboxis müügiarved ära, siis näiteks projektijuhtidele võib-olla neid ei taha lasta sinna raamatunustarkvarasse, et nad võivad selle liiga palju ära soperdas, nemad saavad siin vaatamas käia, et kas müügiarve on tehtud või ei ole ja kas ta on ära saadetud või kui on vaja uuesti saata, et leiab ta siit arhiivist alati üles ja saab jälle uuesti saata, et ehk teeb ka jälle natukene teie elu lihtsamaks. Aga Rivo, ma ütlen sulle saladuskatte all, et Simpleboxis saab ka kasutajatele selliseid õigusi anda, et nad tegelikult ei saa midagi väga ära soperdada. Väga hea. Saame lukku keerata. Et kui on projektijuhid, keda me kahtustame, et äkki nad midagi panevad puudu, siis me võime neile anda ainult müügiarvete saatmise õigusega. Väga hea. No mina olen üks nendest, kellel ei anta tavaliselt neid õigusi väga palju, et mina kipun kõiki nuppe vajutama. Aga nüüd on ka müügiarve teema kaetud, et tundub, et me hakkame siin selle ringiga lõppu jõudma vähe, et meil plaanis oli vähemalt räägitud. Jaa. Ma nüüd vaatan korra küsimusi. Meil on siin 2 küsimust tegelikult. Üks on siin tulnud mõnda aega tagasi. Jaan on küsinud, mis sinna promokoodi väljale kirjutada tuleb. No võt, see on väga hea, et sa selle praegu küsisid. Praegu on ekraan minu käes. Mina ütlesin, et mul on teile veel üks üllatus. Ja mul ongi selline üllatus, et nimega Simplebox 21X60. Et see on see promokood, mida nüüd tänase ürituse osalejad saavad kasutada. Ma ütlen igaks kohe ära, et selle lindistuse ajal, kes vaatavad seda hiljem lindistuse ajal, siis seda tõenäoliselt võib-olla enam poole aasta pärast kasutada ei saa, sest seda saab sisestada kuni 30. aprillini ja annab siis õiguse Envoice'i kasutada 60 päeva tasuta. Et Igorile vastus siis, et ma lihtsalt vihjan, et siin on nüüd vist aastat 2021 ikka mõeldud.
Ja see on küll, jah, tõsi ta on, et ja see on küll tõsi. Et ärge sellest laske ennast näirida, mis on äkki apsakas, siis me elame, koroona tegi, jätsi meile 1 aasta vahele teatavasti, me elame veel eelmisest aastast. Just, aga väga tähelepanelik, Jaan. Nii, loodan, et sa said nüüd oma vastuse. Nii, ja meil on üks küsimus veel. Et kas Envoice'is on võimalik koostada müügiarveid otse? On võimalik Envoice'is koostada müügiarveid otse ka, jah. Et ole näite siis. Nii, et olen siis, ma loodan, et mu ekraan on nähtaval, jah. Et see Envoice'i, et oleme müügiarvete menüüs. Siin ma näen praegu neid arveid, mis on siis Simpleboxis koostatud ja Envoice'i jõudnud ja siis, või siis Envoice'i kaudu välja läinud. Aga siin on ka nupp koosta arve. Et täpselt samamoodi saab valida ostja siit oma kliendi kontaktibaasist, täita vajalikud väljad ja kinnitada ja salvestada ja välja saada. Aga siin on nüüd küsimus, et see arvenumber, et ta nagu ei arvesta, ta nagu ei tea arvestada neid numbreid, mis meil praegu seal olemas on, vaid see tuleb nüüd ise siis käsitsi panna või? Jah, saab käsitsi panna, aga saab ka seadistada Envoice'is nagu selle arveseeria, et praegu on võetud selline vaike väärtuses seadistus, kus ta algab nullist, aga tegelikult on olemas seadistustes ka sellised nupud, kus saab nagu sellised seeriat tekitada. No selles mõttes ta nüüd sünkrooni ei lähe Simpleboxiga, et ta tuleb nagu mõistlik on tekitada eraldi seeriad, et siis saad aru, et kus arve koostatud on. Et lihtsalt, kuna Simpleboxis ei ole võimalik nagu eraldi arvenumbri seeriaid teha, et siis võib tekkida võib-olla natuke sellist mitme numbri segadust natukene. Aga see on nüüd jälle selline asi, mille peavad kasutajad siis läbi mõtlema, et kus neid arveid teha ja kuidas need numbrid nagu ilusti jooksma saada, et endal nagu hea oleks, asjad õigesti toimiks. Aga Etile vastuseks jah, on võimalik. Nii, aga Urmas küsib, mis kasu annab müügiarve saatmine Envoice'i kaudu võrreldes Simpleboxist otse arvete saatmisega kliendile? See küsimus ei pruugigi anda, selles mõttes, et nagu me rääkisime, et Envoice'is on ta tehtud mõnede tarkvarad jaoks, kus võib-olla ei ole nii lihtne kasutajatel anda neid õiguseid ja et Envoice'is see võimalus lihtsalt on olemas, aga üldse ei pea kasutama, et võib ikkagi edasi kasutada Simpleboxi müügiarvete kohta. Ma nüüd vastan selle nurga alt, et kui nüüd on küsimus selles, et kas aktiveerida Envoice'i liidestus või mitte, eks ole, et Envoice on kasulik eelkõige ka selleks, et vastu võtta e-arveid. Aga kui Envoice'i liidestus on juba aktiveeritud, et siis ta enam Simpleboxi enda müügiarvete saatmise võimalust ei saa kasutada, et nii-öelda see Envoice võtab nii-öelda üle selle e-arvete osa täielikult. Et kui teil ei ole vaja e-arveid nagu vastu võtta, et siis teil ei ole vaja aktiveerida Envoice'i. Nii, teine küsimus ka Urmaselt pakettide osas. Kas need on ettevõttepõhised või kasutajapõhised? Näiteks üks ettevõtte, 2 kasutajat. Kuidas siis see pakett kujuneb? Ma saan aru, et see on Envoice'i kohta küsimusest, on ju. Et jah, Envoice'is ei ole kasutajapõhiseid tasusid. Et meil ongi ainult ettevõttepõhised tasud ja dokumendipõhised tasud. Ehk siis üks ettevõtte ja 2 kasutajat on siis miinimum 5 eurot ja või 200 kasutajat ikkagi on nagu 5 eurot. Et üldiselt ma enamus küsimusi palun ikkagi kirjutada teil QA alla, aga Urmasele vastan ka, et Envoice'i kasutamisel on Simpleboxis eeldatud API versioon. Kas on õigesti aru? Ei ole vaja API versiooni. Tavaline põhipakett ilma API-ta sobib Simpleboxis. Seal tekitatakse eraldi liidestust nii-öelda Envoice'i ja Simpleboxi vahel, et selleks ei ole vaja nii-öelda API paketti meil. Tavaline põhipakett täitsa sobib. Ja samuti need, kes kasutavad büroo versiooni, büroo paketti, et ei ole vaja muud.
Nii. Aitäh Urmasele väga asjaliku olulise küsimuse eest minu meelest. Aga ma veel tegelikult ikkagi ühe asja veel näitaksin, et nii kaua vahepeal tuleb kellelgi mõtteid, et ma ennem siin ühe ekraani peal proovisin näidata, et Envoice'i ja Simplebooksi juhendi materjali, et võib alati ühendust võtta, kui häda käes ja meil ka, aga Envoice'is on siis ka siin rakenduses sees, ikkagi mina jagan vist ekraani. Ja, et Envoice'is rakenduses sees on ka selline siin nupp nagu küsimärk ja abi. Ja abikeskus, kust saab siis meie juhendmaterjalidel ligi, siis on ka selline chati aken, kust saab meiega chattida. Et kui on vaja kiireid vastuseid, siin alguses võib neid ikka tulla ja siis leiab meid üles ja Simplebooksiga olete juba harjunud. Teate, kust Silva kätte saab, mis numbrilt ja. Jah, et meie nüüd need Envoice'i siseelu poole pealt kõige pädevamad ei ole, et selles mõttes jah, on kasulik Envoice'i küsimused suunata siis just sinnapoole, et meie saame Simplebooksi poole pealt, et mis siin teha, saame toeks olla. Ja nii palju muidugi, kui me teame ise, loomulikult me anname nõu, et me ei tõsta alati kõige ees käsi püsti, et ma ei tea, natukene juba teame ka. Me oleme ka sõbralikud inimesed, meile võib ka alati helistada ja kirjutada. Just. Nii, kuulge, aga mulle tundub, et praegusel hetkel on küsimused otsa saanud. Me olime nii igavad. Ei, me rääkisime nii hästi, et kõik oli aru saada. Nii, aga siis meil on ilmselt aeg hakata lõpetama ja siis kõigile osalejatele minu poolt palve, et kui te nüüd välja lähete, siis olge head, see ette tulev küsimustik täitke ära. Me oleme igasuguse tagasiside eest alati väga tänulikud, et siis me teame, mida paremini teha. Ja loodetavasti kohtume uutel webinaridel. Kindlasti jälle siis, kui Meripauga teeme ka kuluaruannetest pikemalt uuesti. Aitäh, Silva. Ma olen oma lubaduse andnud. Kuluaruannetest me veel räägime ja mina tahan aitäh kõigile osalejatele ka, et väga hea meel oli teile tutvustada Envoice'i. Suurepärane. Ilusat päeva jätku kõigile. Aitäh. Tšau. Tšau.